Tere, mina olen Harald ja selles videos jagan sinuga 4 nõuannet, kuidas uue aasta eesmärke hästi realiseerida. Uue aasta eesmärkide nõuanne number 1. Kui sa sätid enda jaoks plaani, mida võiks uuel aastal teha, siis selle asemele püüda mõelda ettepoole, proovi hoopis sellist asja. Liigu oma mõttes tulevikku aasta 2, 3, 4 või äkki isegi 5 siit. Ning kirjuta endale kiri tulevikust, vaadates tagasi tänasesse päeva ja rääkides selles kirjas kõigist vahvatest asjadest, mis sa oled teinud, mida sa oled kogenud, kuidas sa ise oled kasvanud. Sellisel moel on võimalik natukene saada ligi enda nendele loomingulistele osakondadele, mida on raske hoomata, kui sa püüad ettepoole mõelda. Aga proovi ennast mõttes lennutada sinna tulevikku ja vaata sealt tagasi nendele aastatele. Ning minu jaoks praegu just äsja, kui ma seda tegin, see on hästi hea moodus, et saada kontakti sellega, et kuhu need asjad tegelikult peaksid välja jõudma ja millist elu kujundama. Eesmärgistamise nõuanne number 2. Kui sa valid enda jaoks neid olulisi eesmärke järgmiseks aastaks, siis jäta endale sinna nimistusse ainult need, mille taga on ka tõeline tunne, et sa päriselt tahad seda teha, kus on ka köitev tunne. Kui on eesmärgid, mis on justkui tore oleks, kui või ma ei tea, tahaks õppida hispaania keelt ja mingit muud asja, aga otseselt ega midagi nagu drive'i taga ei ole, need pane eraldi nimistusse, mis ongi tore oleks kui nimistu. Aga kui me räägime uue aasta eesmärkidest, siis on hea, kui sul on mingi selgus ees, mida ma tahan siis kujundada ja vali just selle järgi, mille taga ka päriselt tunne on. Eesmärgistamise nõuanne number 3. Selle asemel, et võib-olla isegi panna enda jaoks neid mägede vallutamise plaane, et oi, mida ma kõik sel aastal ära teen ja kui palju pappi ma kokku ajan. Teine variant on hoopis sättida eesmärke, mis on suunatud enese arengule. Seega hoopis valida välja, milliseid oskusi või võimeid sa tahad enda juures arendada. Näiteks mõni konkreetne oskus, kuidas julgemini inimestega kontakti luua. Või konkreetne oskus, kuidas oskuslikumalt enda kas siis sisekõnega toime tulla. Või konkreetne oskus, et suuta ennast rahustada või just ergutada. Aga just selline konkreetne asi, millele sa võid fokusseerida ja mida iga päev endas treenida. Sest teadupärast, kui sa iga päev paneksid kas või tunni ühe oskuse treenimisse, siis aasta lõpuks tegelikult oleksid sa sellel alal juba päris hea. Seega vali välja, mis on sinu jaoks see 1 või 2 sellist võtmeoskust, mida sa sellel tulevasel aastal enda juures tahad treenida ja vii enda fookus nende realiseerimisele. Eesmärgistamise nõuanne number 4 on seotud elluviimisega. Tõenäoliselt väga paljud eesmärgid inimestel seonduvad sellega, kuidas minna trenni või kaalust alla võtta või tervislikumalt toituda. Praktika aga näitab, et pärast esimest kuud usinat trennis käimist kipub see ära vajuma. Sest me tunneme, et maru palju aega võtab, maru tüütu on ja momentum kaob ära. Uute harjumuste omandamisel aitab aga sellistel puhkudel kaasa see, kui sa alustad väikestest sammudest. Näiteks selle asemel, et iga hommik tund aega võimelda või jooksmas käia või trenni teha. Alusta sellest, et esimestel päevadel sa hommikul ärkad üles ja teed 1 kätekõverduse. Ja kui tahad, võib muidugi rohkem teha, aga sinu eesmärk on teha 1 kätekõverdus ära. Niipea kui keegi küsib, kas sa hommikuti trenni teed, kas sul oma praktika on, võid sa öelda, jaa, teen. Aga selline väikestest sammudest alustamine aitab ehitada seda järjepidevust ja seda harjumust, mis tegelikult aitab ka hoida seda momentumit. Seega selle asemel, et minna kohe maratoni jooksma ja hullult ennast rebima, alusta nendest väikestest sammudest. Tervisliku toitumise puhul samamoodi. Võib-olla mitte terve päev, aga alusta kas siis ühest väikesest einest päevas, mida sa hakkad teistmoodi tegema. Mis see väike samm võiks olla? Mis võiks olla selle järgmine samm? Kasuta seda kumuleeruvat harjumuste jõudu. Seega 4 nõuannet uue aasta eesmärkide saavutamiseks.
Vaata tulevikust tagasi tänasesse päeva ja vali välja need valdkonnad, mis tõeliselt tekitavad sinust tunnet, väge, et sa tahad neid teha. Vali välja konkreetne harjumus või 2 harjumust või oskust, mida sa tahad endas uuel aastal treenida ja leia moodus, et igas päevas kas või natukene seda teha. Ja just sellisel moel liikudes saavutad sa 1 aasta peale just selle võimsa tulemuse, mis sind tõeliselt vaimustab, ergastab, millele on uhkus järgmise aasta lõpus tagasi vaadata ja saada jõudu juba uuteks sammudeks. Loomingulist tegutsemist sulle. Üks asi veel. Ühine vestlusega. Jäta siia kommentaaridesse neid nõuandeid, mida sina omalt poolt soovitaksid uue aasta eesmärkide sättimisel. Mis on sinu jaoks hästi toiminud, mida sina enda kogemusest oled õppinud. Ja mine tea, võid ka anda mõne nõuande, mis sul tõeliselt üldse ei ole toiminud. Kas see võib olla huvitav asi, mida õppida? Avastame koos.